tere tulemast Musta kassi taro lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nagu te näete, on mul uus taust ja uued kaardid. Need on kassi taro kaardid. Meid on sellesse Musta kassi taro perre kogunenud juba 150. Ja kui meid siia saab 250, kui sellel kanalil on 250 tellijat, siis ma kõigi tellijate vahel loosin välja täiesti uue selle samasuguse kassitaro kaardipaki. Aga sellest ma räägin lähemalt siis, kui see aeg sinnamaale tiksub, et see 100 tellijat on ju veel puudu. Nii et vaatame praegu, mis kaardid siis räägivad selleks nädalaks. Nädal algab teil siin sauade 4-ga. Sauade 4 minu jaoks on alati olnud peokaart. Selline mürtsuga, tantsuga, muusikaga pidu. Et kui teil on pidu ees ootamas sellel nädalal, siis on väga tore. Kui teil peole kutsutakse, kindlasti minge. Edasi tuleb siit sauade 2. Sauade 2 on minu jaoks ootamise kaart. See on selline kaart, kus oodatakse midagi või oodatakse kedagi, kas oodatakse uudiseid, oodatakse vastuseid, oodatakse, et keegi tuleks. Ja kuna siit järgmine kaart on mõõkade 4, mõõkade 4 tähendab minu jaoks seda, et tuleks puhata, tuleks ennast välja puhata. Ta nagu natukene selline ületöötamise kaart, aga ta nagu väsimuse kaart. Et inimene on väsinud ootamisest. Aga see ootus saab läbi sellepärast, et järgmine kaart on seal see õnneratas. No õnneratta kaarti, seda saab tõlgendada päris mitmet moodi. Üks osa sellest õnnerattast on loomulikult see, et mingi etapp teie elus saab läbi. No see ootamine saab mööda. See ootamine saab mööda, et tuleb see vastus ja mingi etapp saab teie elus läbi. Teistmoodi saab teda tõlgendada nii, et pange oma õnn sellel nädalal proovile. Et kui te tunnete, ma ei tea, toidupoes lähete mööda nendest infolettidest või olete kassas seisate ja näete seal neid kiirloterii pileteid, kus saab kraapides endale midagi võita. Kui teil on hirmus soov ja tahtmine sellel nädalal oma õnn proovile panna, siis tehke seda. Aga kui teil seda soovi ja tahtmist ei teki, siis ärge tehke. Et see ongi niisugune 2 otsaga asi. Kui te tunnete, et täna mul veab ja ma proovin, siis kindlasti proovige. Aga ärge mingeid suuri rahasid mängu pange ega ärge sinna investeerige, et see ei pruugi toimida. Et see õnneratas ongi, see on ratas, mida saate ise veeretada. See on teie õnneratas, eks te siis teate, kui palju teil õnne on loteriis mängida või midagi muud teha. Aga kindel on see, et mingi etapp teie elus saab läbi ja midagi uut on tulemas. Alumises reas on teil siin müntide 2. No müntide 2 minu jaoks tähendab ta tasakaalu leidmist töö ja puhkuse vahel. Edasi tuleb siin see on karikate äss. Karikate äss on minu jaoks alati tähendanud külluse karikat. See on nagu, kuidas ma ütlen, see on nagu emotsionaalne küllus. See on nagu suur rõõm. Rõõm millestki. Suur rõõm võib-olla uuest ideest. Suur rõõm sellest, et midagi sai läbi ja algab uus. See on nagu nii suur rõõm. Ma olen alati öelnud, et see on külluse karikas. Ja see külluse karikas ajab üle. Et see ajab niimoodi üle, et sellest küllusest, sellest rõõmust ja kõigest sellest, mis sealt karikast välja tuleb, sellest saavad nagu osa ka teie lähedal seisvad inimesed. Teil nagu on, mida jagada sellel nädalal. Teil on uusi ideid. Ja seda, et teil on uusi ideid, näitab mulle see viimane kaart, see on müntide 3. Müntide 3 on töö tegemise kaart, aga müntide 3 minu jaoks tähendab ka sellist, kas uue projekti käima lükkamist,
plaani tegemist, paberi peale plaani kirjutamist, tuleviku planeerimist. Minu jaoks on ta selline nagu, jah, ongi planeerimise kaart. On selline, kus ma istun maha ja mõtlen, panen kõik kirja, et no mida iganes, siin on kevadine aeg, hakkan lillepeenraid kujundama, vaatan, mis lilled ma siia panen, mis ma sinna panen. No kui ma talvel olen laisk olnud ja pole seda plaani täna veel ära teinud. Või siis on see mingisugune muu projekt, rahadega seotud projekt, midagi, mis sisse tuleb, võib-olla mõni uus idee. Et vot selline töö tegemine, mis ei murra konti, mis pigem on selline paberitöö, plaani tegemise töö, vot selline on nagu viimane kaart selles nädala lugemises. Mis siis kokkuvõtteks öelda? Nädal algab siin peokaardiga, siis on ootus, õnneratas, siis on tasakaalu leidmine enda töö, elu ja puhkuse vahel, et me võimegi tööd rabada, aga me ei tohi ennast ära unustada. Kui me üle rabame, seda näitab ka see mõõkade 4, et siis me peaksime ikkagi ka puhkuse peale mõtlema. Üle rabades me ei märkagi, kuidas meie tervis hakkab kuskilt otsast logisema ja pärast on selle tervise korda tegemine hoopis raskem kui siis, kui me õigel ajal puhkame. Vot sellised kaardid tulid teile siis selleks nädalaks. Armsad neitsid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.